tere sulle, kes sa oled taas kord vaatama tulnud minu videot. Käes on aprillikuu, loodus vaikselt ärkab, ilmad on juba soojemaks läinud, päike paistab ja ma ütlesin, et oleks õige aeg tulla uuesti korra metsa, hingata värsket õhku, nautida seda vaikust ja rahu ja võtan ka muidugi teid oma rännakule kaasa jälle. Nagu näete, olen ma üsna keset ei kusagil ja otsin hetkel head kohta, kuhu enda tarp üles panna. Ma arvan, et kui me sealt edasi lähme teispool võsa, siis seal paistab siuke väike metsatukk ja nagu näete, siis mul on ka kaasas õhkrelv. Mul on ka mõned märklauad, et saame natukene lasta ka märki. Ja egas muud midagi. Loodan, et video meeldib. Ilmaga on õnneks vedanud, et täna on väga soe ilm. Ma võtsin koti seljast ära ja kott takerdus noa taha, tõmbas noa välja ja otse mulle näppu. Hea algus. See on mu meelest juba teine kord, kui ma videos endale näppu lõikan. Mul ei tohi teravaid asju kätte anda lihtsalt. Vot, esmaabi on antud, oleme ilusasti kohale jõudnud. Ma arvan, et panemegi tarpi üles kohe, seame ennast mugavalt sisse ja seejärel vaatame edasi. Ma arvan, et see koht sobib küll. Eks siin üsna palju juurikeid ole, nagu mis maapinna peal kasvavad. Aga ma arvan, et me saame hakkama. Ma arvan, et enam-vähem meie varjualune on valmis. Et see on kena kiire ja lihtne ja samas ei vaja mitte ühtegi puud, et tarpi üles panna. Ja nagu te näete, siis ainuke toigas, mis seda tarpi püsti hoiab, on see samune ja siis nööriga kinnitasin ta ära. Tegelikult ei lähe mitte kuhugi, püsib kenasti paigal ja ongi varjualune olemas. Ma proovin natukene aseme alt puhtamaks saada. Nüüd keegi võiks mulle lõunasöögi ka ette kanda, no siis oleks elu täitsa lill. Aga kuna me oleme üksi, siis me peame mingi aeg lõunasöögi ise tegema.
mis selle juures hea on, sa saad tõmmata nii-öelda ukse kinni, kui me öösel magama lähme, tõmbame seina ette ja siis põhimõtteliselt me oleme igast nurgast kaetud. Nii, nagu ma mainisin, siis täna on meil plaanis lasta ka õhkrelva ja tänaseks õhkrelvaks on siis Camo Swarm Magnum Pro ja sihik, mis siin relva peal on siis Camo V1 PM. Selle relva laske algkiirus, kui ma nüüd ei eksi, on 380 meetrit sekundis. Siuke üsna tummine relv ja sellel on peal ka salv, mis mahutab kuni 10 kuuli. Nii et kellel tekib huvi selle relva vastu, siis ma jätan ka lingi teile kirjeldusse. Saate ise relvaga täpsemalt tutvuda, aga enne kui te metsa paugutama lähete, siis veenduge, et ümbruses ei asu teisi inimesi. Täna ma olen tulnud erametsa ja ma tean, et siin inimesi ei liigu ja te peate veenduma täielikult siis ohutuses nii enda kui ka teiste vastu. Igasse suvalisse metsatukka paugutama minna ei ole mõistlik. Peate olema veendunud, et kõik on ohutu, et kas õhkrelv tapab, pigem mitte, aga kui te sellega õigesse kohta tabate, siis te võite ohvrile päris tugevaid kehavigastusi tekitada. Aga enne kui me relva proovime, siis ma arvan, et teeme kerge lõunasöögi, seejärel paneme märgi üles ja hakkame kõmmutama. Praegu teeme kiire snäki ja õhtuks sööme midagi korralikumat. Et õhtuks on mul siuke kanakarri riisiga salvesti uus toode. Paneme potti, ajame soojaks ja vaatame, mis maitsega on. Kiire lõuna on tehtud ja ma arvan, et proovime selle püssi ka nüüd ära, et mul on selline märkmepaber ja leidsin niisuguse väikse surnud puu, et üritame selle kuidagi siia külge saada. Nii, see on küljes. Nüüd seisame kuhugi sinna ja proovime, kas sihik on üldse paigas. Kuulideks on siis samuti Camo ja vaatame, mis häält ta teeb. Sellised väiksed kuulid ongi. Paneme 2 kuuli sisse ja nii, kuul on sees. Ma ei tea, lähme vaatame. Oo, näed sa? Üks läks siia ja teine läks siia alla. Ka päris hea. Nii, panin praegu 8 kuuli sisse. Nii, ma tulin nüüd natuke kaugemale. Proovime, kas me nüüd ka pihta saame. Me vaatame vahepeal. Üks nendest, ma arvan, et see ja see. Aga ühte lasku ma ei näe nagu üldse. Ma ei tea, kuhu see lendanud on. See läks küll nahka praegu. Ma ei mäleta, millal ma viimati õhkrelvast lasin. Sellest on ikka tükk aega möödas. See 7 läks nahka, no üks on 8 peal ja üks on jälle 9 peal. Päris keskele pole saanud. Käsi väriseb, noh.
noh, eks on jälle 9 peal ja teine on 8 peal. Aga ma tahaks siia saada, siia. Liiga üles, ma arvan, üks nendest ja see. Jah. Lähme otsime küttematerjali ja teeme pisikese lõkke ka. I believe I can fly. Teeme siukse väga pisikese ja väga kontrollitud lõkke. Ja igal pool on väga kuiv, siis ei tasu väga suurt lõket teha. No nii, lõkke vaikselt küdeb. Mingi hetk hakkame tegema õhtusööki ja võib-olla laseme natuke veel märki ja ega muud ei olegi. Lihtsalt naudime. Ma arvan, et las see lõkke siin vaikselt tiksub. Lähme laseme natuke veel märki ja siis teeme midagi head. Panin salve ääreni täis. Need lasud, mis ma juba teinud olen, ma märgistasin noaga ära, et ei oleks sassi nende laskudega, mida me juba teinud oleme. Et eesmärk oleks ikkagi lehe keskele saada. Siiamaani väga keskele saanud ei ole. See juba võib-olla läks. No nii. Siin on üks, teine, kolmas, neljas ja noh, 5 läks siia. Aga üks läks keskele, nii et vaikselt areneme. Kui ma vaatan nüüd, siis enamus lasub mul lähevad paremale poole. Et kui siit võib pooleks teha, siin on 1, 2, 3, 4, 5 lasku ja siit läheb siis ülejäänud mingi, ma ei tea, kui palju neid on. Katsume ikka enda sihtimise paika saada. Üks lask läks siia ka, siia ja siia hoopis. Proovime korra lamades ka ja kaugemalt. Mul ei olnud relv laetud. No teeme ühe veel. Lahingu välja kontroll. Üks läks siia, üks läks siia ja üks läks siia. Noh, suht sitt ikkagi. Aga see oli päris kaugelt ka. Ma ei tea, kus mu nuga on. See vist kogu aeg maha kukkunud. Võib-olla see kukkus maha, kui me seal kõhul olime. Ahaa, nägid.
ma arvan, et ongi paras aeg hakata endale õhtusööki tegema. Nii et võtame poti välja, asume tegutsema. Nagu ma enne mainisin, siis täna sööme kanakarrit riisiga. Valame selle potti ära ja siis ajame lööke kohal soojaks. Ma ei tea. Tada! Ma arvan, et see on soe küll. Maitse on kusjuures väga hea. Siin on kirjas küll vürtsikas, aga ta ei ole väga vürtsikas. Ta on siuke mõnus, aga ports on väike. Ma sain pigem nagu maitse suhu, aga ega väga kõhtu täis ei saanud sellest. Aga pole hullu, mul on siin küpsist. Kuna mul on mõned kuulid veel salves, siis mõtlesin, et laseme need ära. No siia on lendanud üks. Siia keskele on lendanud üks 9 peale, 7 peale, 9 peale. No tegelikult aina paremaks läheb. Mul on viimane kuul alles ja ma arvan, et selle võiks lasta nagu kaugelt. Nii, märklaud on kusagil seal eemal. Proovime püsti jala. See läks täitsa. Ei no jah, siia. Ega jah, midagi pole teha, tuleb rohkem harjutada. Kell on saanud vahepeal 7. Päike on vahepeal ära kadunud ja kohe on tunda, et temperatuur langeb. Mitte et külm oleks, aga jahedam. Õhk läheb jahedaks. Kuna on pisike võimalus, et öösel võib tulla vihma, pingutama tarpi kenast ära, vihmavesi kuhugi koguneda ei saaks. Two hours later. 3 hours later. 2,000 years later. Now watch me whip. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do? Seekord ma ostsin omale ühe siukse padja ka, et oleks mugavam magada ja oleks rohkem asju, mida kaasas kanda. Kell on hetkel 20:20 ja vaikselt tasapisi hakkab päike loojuma. Õhk läheb külmaks, aga sellest ei ole midagi. Meil on varustus olemas selle jaoks. Varsti tõmbamegi seina ette ja lähme tutt ära, sest hommikul plaanime vara ärgata. Siuke 6 ajal võiks tõusta. Naudime veel seda mõnusat õhtut siin.
linnakerast eemal. Teate, kui kena on olla. Nii et soovitan teil ka, pakkige seljakott kokku ja tulge loodusesse. Tõesti on kena. Kolisime tuppa ära, natuke aega nüüd pikutame ja siis heidame magama. Et lõkke veel siin vaikselt küdeb, hoiame selle silma peal ja nii ongi. Kell on päris palju, nii et ma arvan, et on aeg minna magama ja hommikul saame edasi tegutseda. Nii et hea tööd ja näeme hommikul. Tere hommikust kõigile. Kell on natukene 6 läbi. Õues on päris külm. Ja öösel käis siuke möll ja trall ümber mu selle tarbi. Loomad jooksid edasi-tagasi, karjusid, aga ei midagi hullu. Õnneks oli soe, aga teeme ruttu tule üles. Teeme endale sooja, sest päris külm on. Nii, lõke meil põleb. Nüüd on juba soojem ja ma arvan, et on õige aeg teha endale üks hommikusöök. Et mul on siin sinki, juustu, võid, saia ja kõige tähtsam koostisosa Hesburgeri paprikamajonees. Teeme siuksed soojad võileivad. No jah, see sai on küll natuke väike fail, aga noh, teine on juba ilusam. Natuke liiga kuum oli. No nii, bon appetit. Väga hea. Teeme natuke sooja jooki ka. Kui kedagi huvitab, siis minu lemmiktee on teekanne apelsinitee. Et see on väga hea. Ma üldiselt ei ole väga suur teejooja, aga seda ma joon hea meelega. Nii kaua, kui see tee jahtub, paneme osad asjad juba kokku ära, et meil oleks pärast lihtsam.
ongi asjad kokku pakitud ja üritame metsast välja saada. Ma arvan, et lähme mööda seda lagedat ala, et äkki see on otsem tee. Nii, jõudsimegi metsast välja ja siinkohal ma video lõpetangi. Loodan, et sulle meeldis see video. Kui sulle meeldis, viska like ja mis seal ikka. Näeme siis juba järgmises videos. Davai, tšau!